Tere tulemast True Foresti podcasti. Meiega on siin täna Maicel Astur, kellel on siis hästi palju erinevaid tiitleid. Ta on võitlussportlane, kes ilmselt on Eestis kõige enim tuntum. Ta on oma spordiklubi, ta on isa, ta on treener teistele võitlejatele ja mis peamine, ta on minu hea sõber. Tere tulemast, Maicel. Tere tulemast. Meeldiv olla saates. Aitäh kutsumast, Siim. On au olla esimene külaline True Foresti podcastis. Nagu sa ütlesid, on tõesti ameteid palju. Olen ka veel lisaks sellele podcaster ja ka täiskohaga vlogger. Kuidas oma aega üldse manageerid? Et kui sul nii palju erinevaid ameteid rollelus on, et kuidas kõik jõuad, Maicel? No eks ikkagi number 1 on sport. Number 1 olen mina. Seda ei tohi unustada. Vahel kipub ununema, et muud asju on ka, aga tegelikult mina ise olen kõige tähtsam, ehk minu karjäär tuleb alati number 1. Muidugi pere nagu on number 1 on alati, aga sellest järgmine sport. Sportlane on mul praegu ikkagi nagu põhitöö, treeneritöö on siis nagu sportlase töö kõrval. Ütleme nii, et nagu, et ma saaks olla sportlane, pean ma tegema tööd. Ehk siis sellepärast ma teen ka praegu nagu tööd ainult, et saaks teha sporti ja peab jõudma. Noor mees, tuhhi on, eesmärgid on silme ees, mis muud? Võib-olla kirjeldage esimese asjana võib-olla natuke rohkem enda täiesti tavalist argipäeva elu, sest see on niivõrd teistsugune kui igal teisel inimesel, kes 9-5 tööl käib, eks ju. Räägi näiteks mingisugune, võtta meile mingi, ma ei tea, esmaspäev, kolmapäev ja mingi laupäev, et kuidas need tavaliselt välja näevad? No ongi, iga pühapäev panen ma paika enda trennigraafiku. Kui ma olen tavapärases rutiinses trennigraafikus, siis ma teen enamalt 2 trenni päevas, vaatan tunde järgi, vaatan võib-olla 2 päevas, 1, 2, 1, 2, 1, mängin niimoodi tempo ja koormusega, aga suuresti teengi hommikul trenni, siis annan paar trenni, siis olen kodus, võib-olla magan veits, söön, annan veel mõne trenni ja jälle trenni ise. Ma päevast tahaks anda 2, 3, 4 trenni, 5 on too much, ma ei jaksa ise trenni teha, siis ma teen ise trenni ära, söön, taastun veits, saan jälle 1-2 trenni ja teen ise trenni. Ehk proovingi niimoodi mängida kogu aeg, nagu trennid ka väga-väga palju sõltuvad. Nüüd ma olen siis vabavõit ehk MMA fighter, trenni valikud on palju, jõud, jooks nii palju, jõud, vastupidavus, erialane MMA, jiu-jitsu, püstivõitlus. Kuna ma ise olen ka treener, siis ma ennast huvitab juba sportlikus võtmes, et kui palju sa enda trennitavat just ette valmistad? Kas nagu mõtlen läbi, mis täna trenni sees ootab ja kui kaua sul selleks üldse aeg kulub ja nii edasi? Eratrenn on suuresti minu silmis, kui inimene tuleb eratrenni, tahab teha lapat. Ma võin teha talle ükskõik, mis vingeid harjutusi koti peal, ma võin teha talle vingeid harjutusi redeli peal, ükskõik, ma võin teha peegli eest talle kõige ägedama trenni üldse. Ta tahab teha lapat. Või siis, kui ta oled 2 inimest trennitajat, tahavad teha omavahel paaris. Kui me teeme paaris, siis muidugi on rohkem mänguruumi, on ju. Me saame teha seal erinevaid, ma ei tea, rünnaku, kaitse, vasturünnaku harjutusi, kombosi, mis iganes. Kui on lapa, siis lapa läheb käima, mul on võib-olla mingi idee, see inimene ütleb, kui näiteks, ma ei tea, mul jalg haige veits, ta ei tee mäng käsitena. Ma ei tea, kui on muidugi sportlane trennis, kelle mul on paar nagu poisse, keda ma treenin, nagu ongi võistlustel, siis nendega muidugi meil on mingi kindel plaan, näiteks me teame, et poisi on kuu lõpus fight, siis me tegeleme nagu vastavalt sellega. Või mingi murekohaga, mis on sparringus välja tulnud, mis iganes, aga erakliendile lapa. Okei, kui palju sa üldse neid võitlussportlased on, kellele sa praegu oled treener, kes käivad nagu ise aktiivselt võitlemas ka? Ma ütlen nii, et mul on üks noor poiss, kes on 13-aastane, kes on päris tublisti võistleb ja väga tublisti teeb trenni, ta on kogu aeg kohal. Tahad nime ka välja kohe karjuda? Krevor, ta on mul võistelnud nüüd 6 korda või 8 korda, ma ei mäleta, 8 vist ja 8. Ma tean ta väga kaua juba lapsest saati ja ta minuga trenninud juba väga kaua. Lihtsalt tal on siuke päev veits võiva raskem iga, nagu kus tegelikult muud huvid ka, eks me proovime kontrollida teda, hoida teda piiri peal. Seda tuleb kinni hoida. Annan tal natuke ruumi, aga ta on tubli ja kindlasti nagu kui ta suudab püsima jäädes, võib olla üks andakas poiss tulevikus. Ja siis mul on üks kutt on Oskar Torbek, kes sai just 18, on võistelnud 5 korda. Väga töökas, hea poiss, temaga tegelen väga palju praegu. Nad võistlevad siis kickboksis, taiboksis? Kickboks, taiboks, peamiselt ongi, kuu lõpus on Oskaril fight 2 tükki ja detsembris on 1, nii et tihe aasta lõpp tuleb tal, aga nii peabki, et selles mõttes nagu amatöörsport on vähe teine, seal ei loe nii palju minu rekord, loeb pigem kogemus. Vahetasime klubiga asukohta, just tegime oma klubi, meil oli 4 kuud pausi, teadlik paus, minu enda võistlusgraafikuga oli seotud, see jääb tuli paratamatult paus, siis paljud kutid on, noored on laisad, paratamatult. Tuleb tagant utsitada neid ja siis mul kadus paar poissi ära sellist nagu, kes olid väga head. Kes olid ka võistlustel, nii et praegu kogu mu hoogu uuesti.
selge, siit on väga edasi minna sellele, et me räägimegi siis rohkem siin võib-olla nendest meie siis True Foresti toodetest ja mis nad nagu siis kannavad, mis sõnumit edasi läbi nende siis nagu inimeste või oma ala spetsialistide lugusid, sest tulenevalt esimene sul väga ilmekalt kohe hea eeskujulikult särk sidas, let's get it, mis see sinu võib-olla see let's get it moment nagu üleüldse, et kuidas sa jõudsid selle võitlusspordini, sest et mul on tegelikult ilma, et ma oleks ühte lugu isegi jaganud, mul on sinust, kui sa olid veel jalgpallur, tegelikult on üks hea mälestus, et võib-olla alusta algusest sellest, et ma hüppan mingi aeg enda bioloogia sinna sisse, aga võib-olla sellest, et kuidas sa nagu olid ju jalgpallur ja kuidas sa jõudsid üldse nüüd täitsa nagu MMA-ni nagu välja. Siin meil läheb ikka aega, siin ma ütlen kohe ära, kui ma rääkima hakkan siin. No selles mõttes, et mitte nüüd meeletult hakkab detailidesse minema nüüd nagu jõhkralt see läbi, venib pikaks. Põhimõtteliselt olingi jalgpallur, noorena väga võib-olla lootsustandev jalgpallur. Sain 16-aastaselt, võttis Jürgen Henn mind Flora 3-st Flora duublisse, treenisin koos seal väga tuntud poistega, Brent Lepistu, Rauno Sappirin oli seal, paljud veel, kes nüüd on esinduses, kes on kuskil välismaal mänginud, olen väga paljudega koos mänginud, kes praegu Premium liigaski. 6 aastat treenisin Flora duubliga, läks kõik hästi, sain oma võimalusi ka esiliigas, samal ajal Flora 3-st kõmmutasin kõvasti, mängisin suurt rolli seal kaptenina ühel hooajal. Siis läkski loomulikult, jäin rohkem duublisse, mängisin duublis juba mõned mängud, täismängud, mõned mängud poole pealt, mis iganes. Minu ees põhikonkurent oli Juhan Joograf Siim, kõva paugutaja, mees leidis ühel hooajal ennast väga-väga üles ja sõi mu ikkagi suhteliselt välja. Ta paugutas ikka väga hästi, ta oli nagu ütle teiste ka, mis positsiooni sa mängisid? Mängisin ründajat, tipuründajat või siis äärde, ehk siis ääreründajat. Ja Joograf oli siis tipurünne, väga-väga võimas oli ta ja mul oli raske mängu saada, võib-olla polnud ka nagu tagantjärgi mõeldes, vaata nüüd ennast muidugi, ma olen vanem, targem, ilmselt polnud ka nii töökas, nagu ma praegu olen või kuidas mu mõtlemine praegu on tänu teatud inimestel on see läinud niimoodi, siis oligi, ma sain vigastada, või oligi, et siuke, olin mingi veitsukese bad run'i peal, sain vigastada, sõidati lihtsalt, tegin nagu ideaalse hooaja ettevalmistuse, ülihea minek oli Flora duubliga, mul hüpati hallis, hüpati trennis 2 jalga ees, hüpeka laba jala peale, murdsin sealt äärest ühe mingi pöidlaluu või mis see on see, pöialluu, mis iganes. Ega selle murdsin, 4 jalat kipsi, karkudega ringi, siis tulin tagasi nagu, mitte et mul nüüd oleks nagu rohkem pohhu vigastust, aga nagu oleks nad nagu lastunud, mina olin valmis minema juba peale põhimõtteliselt, kui ma kips maha võtsin, ma tegin nädala trenni, ma olin valmis mängima juba, aga siis oligi see, et ei, me teeme kõike ülitargalt, nagu füsod jälgisid mind, jooksin seal mingi 3 nädalat staadioni tiire, oli nagu siiber nii ees ja siis oligi, põhimõtteliselt ei saanud enam tagasi, sain mängima uuesti, läks okeilt, enesekindlus polnud see, tuge ei saanud tiimit, nii eks ongi meeskonnasport on teine asi ja siis ühel hetkel otsustasin, et davai, ütlesin Hennule, et ma nagu midagi peab muutuma, ma tahan midagi muud proovida, tegin väikse pausi nädal aega, läksin tai-boksi, tegin 3 trenni, ütlesin, vaap see kaif, mõnus, läksin tagasi. Kohe olid müüdud? Põhimõtteliselt küll, jaa, nagu ma olin kohe nagu vau, see on mega. Läksin tagasi, Henn küsis, kuidas oli, ma ütlesin, mega, ütlesin, mis edasi, ma ütlesin, vaatame, et ma teen trenni, vaatame, täpselt vaata, kus vestlus käis, umbes ma sellist tegin edasi, tegin 1 nädala, tegin 2 nädala, siis ütlesin, et tead, kõik, ma ei viitsi, mind ei huvita enam, ma ei taha, ma tahan minu käest küsiski, et mis teed, ma lähen tagasi tai-boksi, mulle meeldib see on pull. Ja siis mäletan oma viimast trenni, nagu ma ei olnud kellegi tiimis öelda, ma lõpetan, siis oli, mäletan, et jalutasin seal, mäletan, et sügab meie tiimi jasno Tõnu Paavo oli, Sten Sinisalu oli seal, mäletan, kes seal veel oli, äkki isegi oli ka, ei, Kristjan Jürgens oli mänginud enam, mäletan, kes seal isegi olid, igatahes kõndisime, Kevin Aalo oli vist, igatahes kõndime seal selle väravaga nagu paika panna ja siis ma ütlen, kuna mehed, mul viimane trenn müüaks, vaata, mis asja, vaata, nalja teed, ma ütlesin, ja ma lõpetan, vaata, päriselt või, mis asja, vaata, ütlesin, ja, ja siis mäletan, et nagu ongi, ma olin mängus ja alati nagu põhimõtteliselt põhisats oli 11, mängis kellegi vastu ja said aru, kui sa olid põhisatsis, kes alustab nagu, ja ma olin põhisatsis, mõtlesin, mida vekki nagu, viimane mäng nagu, davai, nagu antakse mulle võimalus, nagu ma olin Hennuga rääkinud, ma tein viimast mängu ära, siis ma lähen minema, nagu andke mulle viimane mäng ja siis olin mängus, mõtlesin, vaap see kõva nagu, davai, mängisingi 10 minti ja vahetati välja trennis mind, ma olin mingi nälja teeta siis võid läksin nagu naeratusega näolt ära ja siis abitreener oli siuke mingi Paul, ma üldse veelnud, ta oli suht siuke korralik loll nagu ja siis küsis, mis viga, ma ütlesin, et jumal tänatud on kõik see viimane trenn siis ta ütles, vaats otsa olin ka
ma tõusen midagi öelda, siis läksin minema. Alustasin kõrvale väljakul, mängisime seal mingi, tegime seal seda kodra, vaata, mängisime rahulikult, onju. Siis trenn sai läbi ja siis ma teadsin, mul viimane mäng homme, õhtul vaatan sõnumit, Henn saatis sõnumi, mind polnud koosseisus. Super. Ja siis ma mõtlesin, davai kõik. Et nagu väga hea, siis on kõik, vaata. Et mis siis ikka nagu muidugi solvusin veits ikka nagu nõme, andke mulle viimane, vaata. Siis oligi, läksin tai-boksi ja läks nagu väga loomulikult kõik haksime nagu keegi me vennaga koos päevast päeva trenni. Aga su vend oli varem juba tegelenud sellega, eks? Mu vend oli, ta oli veits enne mind läinud nagu juba tai-boksi, siis me tegelesime koos seal, nagu ma läksin tema järgi. Nagu ma läksin ka tema järgi jalgpalli, tema järgi judosse kunagi ammu. Ehk nagu... Ja praeguseks lihtsalt, et hea teada, et üks Mairo on su venna nimi ja ta on su treener ka. No võib öelda, et ta on mu peatreener, sellepärast ta ei tee minuga nii tööd, aga ta on ainult, kes on kogu kohal, nii et saab öelda, et ta on mu peatreener. Ja siis läksin tai-boksi, tegime, mäletan suvi oli, ma olin lõpetanud just keskkooli, tegime päevast päeva koos trenni omavahel kogu aeg, õhtuti grupitrennis, hommikuti omavahel ja niimoodi kogu aeg. Ja siis hakkasin tegema rohkem treeneritega, tulid treenerid seal värk-särki. Ja nii ta läkski põhimõtteliselt ühel hetkel. Hakkasin nuruma, et laske mul fightida, sain äkki mingi 4-5 kuu pealt sain esimese fighti, võitsin, sain järgmise, võitsin, läksin Taisse, tegin pro-fighti kohe, võitsin, tulin tagasi, panin Eestikat, võitsin ja siis sain Soomes kaotuse esimese ja siis nagu läkski kõik ja üliloomulikult. Aga millal see shift nagu läks kuidagi siis sellest kickboxist läks siis nagu selle MMA peale? Alguses peale oli see idee nagu. See oli nagu siuke, see ei olnud see, et ma tahaks olla kickboxi, ma vaatasin UFC-d, ma tahaks nagu fightida lihtsalt, ma vaatasin UFC-d vennaga, see on pull, tahaks fightida. See fightisime nagu, siis vend juba oli teinud mingid asju, veits MMA-d ka 3D treeningus kunagi värk-särki ja siis me omavahel fightisime kodus, aga ma ei olnud midagi teinud, siis põhimõtteliselt ma sain peksa kogu aeg. Panime Mairo toas nagu ukse lukku, ukse kinni, kindla kätte andsime lihtsalt nagu üks nuuti lihtsalt nagu. Mis vanemad sellest arvasid? Ma ei tea, nagu savi, poisid, mis sa teed nagu täpselt. Aga klahve, kui ma ei polnud tehnikat, mul ei olnud üldse tehnikat, Mairo oskas, Mairo lihtsalt peksis mind. Ühesega, sa said lihtsalt peksa korralikult kelku. Aga see mind siia toonud ongi ja sellest, et aga jaa, ma ütlen, et... Nüüd on siiamaani sükest tagumist oma vahel, et vaat ennast luku taha kuhugi toppa ja klobid äkki Mairo läbi vahepeal. Me paneme Mairoga oleme sparrinud üldse viimasel väga vähem, me alustasime koos, siis me tegime väga palju omavahel koos sparri, aga see lõppes alati tüliga, me ei olnud mitte kunagi. Tal oli liiga tugev, ma lõin vastu, ma andsin täie kelku, ta andis mul täie kelku, läksime omavahel tülli, me ei rääkinud terve päev, järgmine päev rääkisime uuesti edasi nagu. Lihtsalt me oleme nii nagu mõlemad üli nagu me tahame võita kogu aeg nagu. Ma ei tea, mis nende nimed olid, aga vaat seal Ameerika jalgpallis on 2 mingit superstaari, kes on vennad oma vahel ja nad on vastas tiimides. Manningud või? Peyton ja Eli Manning, ma arvan. Ma olen kaks mängu elustust vaadanud. Okei, ma arvan Manning. Võib-olla jah, aga ma tean nende lugu ja need on ka täiesti nagu ruthless vennad, vaata. Et nagu kohe, kui mänguks läheb, nad on üksteise vastu kõige hullemad, nagu mitte, et nad teist on taga, eks. Ei, me ikka oleme ikka. Kind of same vibes nagu. Ja, ikka me oleme kõvasti, nüüd me oleme nagu, kui me nüüd sparrime, siis nagu ma tean, et ma olen lihtsalt nii palju parem. Ma olen tippsportlane. Ei, ma olen tippsportlane, seal pole isegi küsimust nagu. Mairo võib mõelda, mis tahab, aga ma selles mõttes, come on. Ma olen fightinud nii palju. Aga millal see switch tuli MMA-sse, ega tuligi alles eelmisel aastal nagu. Me mõtlesime kunagi amatööride või olime nagu kickboxis amatööris Mairoga mõlemad võistsime. Me tahtsime teada, et MMA nagu amatööride püüti. Aga kuidagi seal läks teistmoodi, me teid Mairo või mina jäin haigeks, siis üks ka ei teinud, me pidime koos tegema, üks jäi haigeks, teine ka ei teinud ja siis läks edasi. Mu graafik oli nii täis kickboxi ja kogu aeg, et mul ei olnudki aega nagu millegi muuga tegeleda. Ja siis kuni eelmise aastani nagu, kui tuligi muutus. Mis see nagu siuke klikk moment oli või miks otsustasid, miks just nüüd, et ma tean, et ma ei tea, kas on see päris põhjus, aga ma tean, et sul oli päris kickboxist olid paar mingit losse sisse, eks ju. Võib-olla oligi korraks siuke hetk, kus oli aeg nagu mõelda, ma ise mida ma kõrvalt nägin, ma ei tea isi, kas ma on seda kunagi näkku olnud. Ja ma ei usu, me oleme rääkinud. Et jah, et kõrvalt tunduski, et oligi siuke fucking otsustamise hetk, vaata, et mis nüüd edasi nagu, et kas võtta endal mingit raske vastane, kellele panna korralikult kelku ja nimi tagasi tuua ette, eks ju, või siis nagu MMA tundus nagu väga variant tegelikult see kõrval. Jah, eks see ongi siuke nagu, mul oli väga raske run nagu 2022 aasta. Üks asi, mida inimesed nagu ei mõista, on see, et ma võistlesin ainult tippudega. Ma võistlesin ainult maailma tippudega. 3 venda, kellele ma kaotasin, kõik on Glooris. Glory siis on maailma
üks juhtivamaid kickboksi organisatsioone on ju. ma ei teagi, mis suurem on. No One on seal kõrval Jaapanis veel, aga no ma räägin, Glory on nagu Euroopas kõige tuntum on ju. Need 3 venda, kelle kaotasin, kõik on saanud Glory fight'id nagu ja ma panin nendega võrdne võrdsega, ei olnud see, et nad lõid mind ära või ma panin võrdne võrdsega. Ja siis muidugi nagu võib-olla ongi nagu võtsin kaotused võib-olla liialt sisse endale ja siis järgmine fight oli jälle raske, et ma jäin endale mingid pingeid peale. Siis tegin lolli fighti Austraalias, kaotasin seal mingi kohalikul legendile nagu siuke list nagu ei olnud õige otsus minna sinna. Ilma tiimita üksi läksin nagu 36 tundi lendu, jõudsin kolmapäeva öösse, neljapäeval kaalume reede fight. Nagu lihtsalt loll, no see nagu lihtsalt mõtlesin, et nagu kui ma äradan, siis ma olen gangster nagu. Kui ma äradan, siis vaata, mis lugu see nagu. Ei kahetse, aga nagu ongi, noh, see, et elus ongi õppetunnid nagu ja see on üks õppetundidest, nagu ma ei kahetse seda, ma ei nuda taga seda, see võib-olla suunaski mind nagu õigele teele ja siis oligi, see oli nagu siuke väga raske hetk, mul oli üks sõber Austraalias, saime järgmine päev kokku, läksime Five Guysi sööma. Mu lemmik junk food nagu ja sõime Itaalias, kui just olin puhkas, sõin ka Hispaanias sööda alati ja nüüd emaga sõin ka Austraalias esimest korda, ta tegi mulle välja, mega kogemus. Oota, su ema see esimest kord nüüd? Ei, mul üks sõber tegi mulle välja Austraalias, Five Guysi ütles, davai lähme sööma, oled söönud, kui ei ole, siis davai lähme võtame koos, vaata. Põmm. Ja siis rääkisime juttu seal pikalt ja ma ütlesin talle ka, et, nagu, et ma ei ole nagu see, et ma tahan lõpetada, kuna ma sain kotti, aga ma ütlesin, aga kui ma ei suuda olla parim, siis pole midagi teha. Ma ei ole kunagi teinud seda sporti sellepärast, et olla Eestist nagu hea. Mu eesmärk on alati kas parim või mitte midagi on põhimõtteliselt minu suhtumine olnud. Ja kui ma nägin ühel hetkel, nagu, et kickboksis nagu ongi, et nagu midagi jääb puudu, siis ma mõtlesin ka, et võib-olla ongi kõik nagu, 22 aasta lõpp oligi see, et kus ma mõtlesin, võib-olla on kõik nagu. Aga mul on nagu ikkagi kõrval head inimesed, kes mind juhendavad ja ma rääkisin paljude inimestega, samuti mu Hollandi treener François Lubers, kellega ma olen juba viimast 7 aastat teinud treeninglaagrit kickboksi ajal Hollandis. Ma olen elanud ta juures, ta on nagu väga-väga tähtis inimene mu jaoks. Temaga rääkisin pikalt, ta ütles ka, et see on nagu kõik normaalne ja kõik on loogiline, võtta aega, et taastu rahulikult ja siis ongi. Kaotsin fighti Austraaliast, läksime Hispaaniasse, vennale külla, Mairo elab nüüd Hispaanias, läksin talle külla sinna, perega läksime ja siis 2 nädalat ongi, samamoodi, lihtsalt chillisin, nautisin, puhkasin, tegin mingi 2 trenni lihtsalt fun'i pärast nagu, või 1 trenni ma mäletagi, tegin lihtsalt fun'i pärast, siis mõtlesin, davai, et nagu see ei ole veel kõik, et nagu mul on ikka midagi veel öelda, ma usun, et mul on midagi öelda, et davai, võtame matš korraga, ärme mõtle ette, ärme torma ette, tuleme tagasi Eestisse, ja selle perioodi, kui ma kaotasin need fight'id, ma tegelikult olin põhimõtteliselt 2 aastat ainult välismaal võistelnud, ma polnud kordagi Eestis võistelnud. Ja mõtlesin, et davai, tuleme tagasi Eestisse, teeme fight'i, eelmine aasta sain fight'i, tegin D-liigil siis comeback fight'i Eestis üle pika aja, fightsime Portugalis vastu, väga, ja lõin, ma ei teata, mis raundis ma lõin tal põlvega nialuu soiks, olin tagasi võidurajal ja siis mul ei olnudki ideid, põhimõtteliselt meil oli lihtsalt nagu, see oli ka üks kickboksi suur mure, et mul ei olnud nagu variante. Iga asi, mis mulle pakuti, ma pidin vastu võtma põhimõtteliselt. See kõlab läbi igal pool tegelikult, vaata kas või see Austraaliast minek, et see tundub nagu nii loll paberil, aga lihtsalt see, et sa nagu, sa võtad kõik võimalused vastu, mis sulle vähegi pakutakse või mis sa näed, et see lõhus on, vaata, et ja, oligi mul paar läksid nagu raisku, paar võimalust läksid raisku, aga ma olin varem ka võtnud 2022 aasta algus ma võtsin Bulgaarias nii, et ma olin teisipäev, sõitsin autoga ja trennis koju, mul helistati, tahate laupäev fightida Bulgaarias, mis why not, miks mitte. Läksin sinna, lõin venna 3. raundis sekund enne kella, lõin põlvega nokki. Noh, et lugusid, et on nagu vinge, see on äge mälestus, kõik nagu mulle meeldib fightida ja siis ongi, sa mõtlesid samamoodi Austraalia poolt, see nagu, davai, teeme ära, proovime, nagu, mis me kaotame, vaata. Ja siis oligi, peale eelmise aasta märtsi siis võitu oligi põhimõtteliselt tühjus. Ma tahtsin fightida, fight ei olnud, kirjutasin kõigile, ei ole fighterist, ei anta fighterist, nagu siis täiesti lampi andsin eratrenni ühele oma sõbra Taavile ja ta küsis mu käest, et kuule, mis see MMA mõttes sai? Siis ma ütlesin, et mis mõttes? Tegid ju eelmine aasta ju, 22 aastat suvel tegin ühe sparringu MMA-t, lamp läksin sparringu. Tegid ju sparringu? Ja. Aga mis mõte on? Ma ei tea, pole mõelnud selle peale. Siis ma enda pääsin, andsin tal trenni ja mõtlesin nagu, wow, et päris pull, et davai, et nagu davai, ma lähen täna trenni. Vastasin, hops, täna õhtul MMA trenni, davai, ma lähen kohale. Läksin kohale, tegin trenni ära, ütlesin, pull, väga kõva. Ja siis põhimõtteliselt oligi. Ütlesin, davai, teeme. Aga praegu nüüd on tunned, sest see võitluskarjääri kogu nagu see, et sellest suhtes on nagu, noh, ma ei taha öelda, et mingi endgame või, aga see on nagu viimane faas sellest suhtes, et nüüd on nagu see või mitte midagi, et nagu
ja muidugi, ei, kickboksi tagasi ma ei lähe. Karate peale ei lähe. ei, või ma ei lähe boksi tegema või ei, see on nagu või klassikalist boksi. Aga tegelikult ei, aga see on kogu aeg ju plaan olnud. Algusest peale oli MMA plaan. Kui ma kunagi ma alustasin UFC pärast või et ma vaatasin UFC ja nüüd ma jahin seda unistust, nii et selles mõttes nagu see on kogu aeg plaan olnud. Tegelikult kui sa võtad seda niimoodi, siis tegelikult tuli hoopis nagu täisring kokku. Nagu see on full circle moment, ma olen seal, ma teen seda, millest ma kunagi unistan, selles mõttes nagu, et jaa, see on mu plaan lõpuni välja ja MMA või mitte midagi, et ma ei ära iial ütle iial on ju, et võib-olla kunagi tuleb mingi megapakkumine, ma ei tea, mis pakkumine peaks olema Francis Ngannouga kickboksi teha. Ei, nagu ma ütlen, nagu see pakkumine peab olema midagi sellist, mida ma olen kunagi unistanud, näiteks ma ei tea, tuleks Jaapanis pakkumine võistleda K1 Grand Prix, see on lihtsalt nagu lapsepõlve unistus enamustel, nii et see võib olla, ma ei tea, mis olema peaks. Aga kui üldse nagu ma ise vähemalt mõtlen nagu oma ikka sõprusündkonnas ju, ma ei tea, sportlasi, tippsportlasi ja nii edasi, eks ju, et kui üldse keegi siis nagu sina, sest et su mentaliteet on nagu nii haige ja ma ju olen sinuga olnud igasugustes erinevates olukordades koos mingi sõprade sünnipäeval või lihtsalt vabal ajal, eks ju, et siis nagu sa nagu reaalselt elad ja hingad selles rütmis, mida on kõik nagu ilus näha. Ja võib-olla ma viskangi siia selle, muidu mulle meelest ära see jalgpalli jutt, et kui ma käisin kunagi 96 olite on ju? Siis teil oli minu arust hooaja viimane mäng Nõmme Kaljuga niimoodi, et otsustas, kes võidab kogu liiga ära. See oligi nagu viimane mäng, vaata. See Hiiu staadionil. Ja mitte, et ma isegi nagu konkreetselt nagu sind mäletaks, aga ma tean, et sa olid ka nagu seal ja siis mul lihtsalt see, kui ma olin seal, siis ma nagu lihtsalt mäletan seda, et nagu see nagu see siuke, et vau, et noh, et siuke nii võistluslik moment, vaata, kõik on kaalul, kõik on kuradi veri ninast väljas, vaata, et see oli siuke esimene, sellest suhtes ikkagi, mina tol hetkel niimoodi ei teadnud sind nimepidi, see oli esimene kord, kus minu esimene mälestus sinuga on juba joos nagu mingist suurest spordivõistlust, et sellest nagu väga päris äge, ei olekski, jah, me ise ei mäleta, aga jah, oli tõesti, tuleb tuttav ette, et oli tõesti üks mäng meil, mis määras kõik nagu, et sitaks palju inimesi ja kõik olid nagu ilmselt nagu laste, nagu sõbrad tuttavad ka, aga nagu kõikide nagu vanemad olid vaata seal, sest me ei olnud liiga vanad nagu ikka, me olime ikka noored, mingid eesmised või siuksed, aga see ikka väga nice ja siuke suur mäestus, mis mul sellest on. Siit võib-olla on hea edasi minna nüüd selle meie järgmise loo peale ka, et kuna meil vahepeal tuli siis siuke nagu uus merch välja, et tuli pusa välja ja selle pusa siis siuke loosung on True for creating your own story, mis on siis tähendab seda, et kui sa oledki seal nagu esimese sammu võib-olla astunud, saad seal teel, et ma ise siis esimeses episoodis rääkisin rohkem sellest, et kuidas mina seda teed pidin läinud, eks ju, et see let's get it, et kui ma hakkasin seda särgi businessi tegema, miks ma nüüd siia jõudsin, eks ju, et siis, et ma tegelikult ei teadnud, kuhu ma sellega välja jõuan, ma siiamaani ei tea, eks ju, lihtsalt tähtis on see, et kui see midagi tassikest täidab, et siis hakka selle nimel nagu vaeva nägema ja tööd tegema. Et võib-olla siit ongi hea küsida, et sinu koha pealt, et esimene asjana, et nagu puudutan ilmselt mingid valupunkti, et kuidas üldse sponsoritest on võimalik ära elada või sa ise ütlesid ka, et sa on nagu oma see spordiklubi, tee shoutout'i, anna teada, et sa ootad kõiki trenni, mis iganes, eks, aga kui palju sa nagu ise nagu mõtlengi, et pead reaalselt nagu trenne tegema, kui palju su sponsorid selja taga on, et üldse selle asjaga nagu normaalselt ära elada? Mul on sponsorid muidugi. Ma ütlen, et enne kui ma sponsoritele lähen, ma ütlen, et ma ei ela igakuisest sponsoritest, ma elan ainult enda teenitud rahast. Sellest ma ei ole, nagu ma ütlen, ma pole täiskohaga sportlane, sest et ma annangi eratrenne, et saaks teha sporti, see on nagu number 1, aga minu jaoks on kogu aeg olnud oluline sponsorite koht see, et ma saaks teha treeninglaagrit, see on minu jaoks number 1, minu jaoks on väga oluline treeninglaagrid, algusest peale on mul olnud toetajad, kes viskavad mulle treeninglaagraks just nagu toetust, ehk siis kunagi algas enamalt kickboksi oli Hollandis käigud ja nüüd on olnud peamiselt Hispaania treeninglaagrid MMA-ga seonduvalt ja mul on suht sponsor, kes on mul, on olnud algusest peale päris minuga, aga võib-olla nagu kõige nagu viimaste aastate jooksul kõige nagu siis suurem toetaja on mu üks, kes on nüüd väga hea sõber mul, Rivo Saks on mind kõvasti toetanud ja ilma nagu tema toetuseta ma ei usu, et ma oleks saanud üldse treeninglaagrit teha, sest et teised toetajad lihtsalt ei ole võimelised nii palju toetada mind, tal on tõesti huvi aidata mind tippu, nii et ja siit nagu sponsoritele ka hea nagu, et mõtted sa ütlesid, vaata, et kõik, kes on algusest olnud, on siiamaani ju siis on nagu põhjus selle jaoks, et saad nagu midagi mingit väärtustavat tagasi toonud on üks võrd, et võib-olla siin hea nagu väljakutse teha teistele ka, et nagu, et toetage sporti ja nagu, et muidugi. näete, et Maicel on ikkagi asjaga hinge juures ja nagu, või hingega asja juures ikkagi ja toob ka tulemused koju ära.
Lähme edasi võib-olla siit selle juurde, et mis on sinu suurimad võidud-kaotused just nagu siis selles MMA raamistikus, et sellest quickboxi ma ei lähe, sest mul on üks vastik asi mees, kui see 4 mehe turniiri sul nagu kind of rööviti tegelikult seal nagu väga vastikalt. See oli ka üks nagu mis mina tean eos, et on kõige see oligi 2022 aasta juunikuus, võitsin esimesest türklast, väga tugevalt türklast, lõpetasin ta ära finaalis, kaotasin samale verale, jälle võeti ära võit, nagu me tundsime sama asja, ma tegin ta ka märtsis, siis ma tegin ta ka juunis, aprillis ja juunis ja mõlemad kaotasid temale ja mõlemad rööviti minu meelest, et see ongi nagu siuke paljude asjade kokkulangemine, mis tõi mind nagu põhimõtteliselt, ma olen MMA juurde lõpuks. Aga MMA-s, mis praegu suurimad, nii lühike kui see karjäär praegu veel hetkel on olnud, eks ju, et siis nagu, et mis sa ütleksid, mis on suurimad võidud kaotused, need ei pea olema üldse nagu reaalne matš ise, see võib olla vigastus näiteks, mis iganes on. No kindlasti ongi, mul on päris palju vigastusi olnud praegu, väga raske, ma olen teinud pärast 3, ma olen teinud 4 MMA fighti kokku, 1 amatööris eelmine aasta ja 3 profis nüüd 3-0 amatööri võitsin ka ühe, mis tegin, let's go, let's get it. Õige. Aga mis on suurem, nagu võib-olla mitte nagu sa küsisid kaotusi, suurem võidud pigem nagu lihtsalt nagu suuremad nagu raskused ongi see, et kogu aeg on midagi viga nagu. Et eelmise aasta enne debüüti juulikuus trennis rullime, saadi põlvelukk, lihtsalt ise neil lolli ei täppinud, tõmmati menisk puruks, augustikuus opile, 23 august tehti op, või tähendab 21 august läksin arsti juurde, arst ütles davai, kolmapäeval saaks opereerida. Okei, see on tasuline op, palju maksab mingi, tonn 500 €, mingi fucking hell nagu, okei, ruttu mingi, rääkisin perega, värki mingi, davai teeme ära, kolmapäeval lõikusel lõigati ära, jättis mulle jälle mingi 6-nädalase aknainded või mingi 6-8 nädalat akna, et teha ennast siis nagu vormi fighti jaoks, mis ma enne tegin samamoodi põlve taastumise ajal, tegin lihtsalt ratast, jõudu, kõik on nagu jälle siuke, aga võitsin, kõik hästi on. Siis märtsikuu fight, siuke jälle lihtsalt siuke tugev vastane, korralik pähkel on ja debüüdi kohta veel see, et mul pidi olema tegelikult ka vahetusvastane mingi 4 korda. Päev enne fighti tuli uus vastane, jälle siuke lihtsalt nagu siuksed nagu pingekohad, millega pead tegelema, siis märtsikuu fight läks hästi, Rajul, see oli hea fight, läks kõik hästi, ettevalmistus oli normaalne, kõik hästi, nüüd sama asi, juulikuus sparring, juba alustasin varakult kämpi 12 nädalat, mõtlesin, teen pika kämbi, panen ennast valmis, on pikalt aega ehitada, juuli keskel sparringus, viskan overhandi pöial puruks, nihkes murd, öeldi kohe opipauk, pole küsimus ka, paari päeva pärast olin Tartus, lõigati käsi korda, tõmmati paika, pandi poldid, plaadid, siis jällegi korralik taastumine kellelegi, muidugi seda seekord ma ei maininud kellelegi, sama ka nagu põllevigastusega, hoidsin lõpuni välja saladusest, lihtsalt valmistusingi siis ühe käega, siis ma augusti lõpus sain loa, et võin hakata kergelt lööma, siis põhimõtteliselt sealt hakkasin sparrima mingi septembri keskel, mäletan millal fight isegi oli, september 21 oli fight, augusti lõpus hakkasin kergelt sparrima juba ja tegime kämbi põhimõtteliselt ka niimoodi, ära probleemselt, fightis nüüd lõin uuesti puruks pöidla, uuest kohast, täpselt sama käe, uuest kohast lihtsalt, jälle kips 4 nädalat, nüüd võtsin jälle maha nagu, pigem siuksed nagu lihtsalt nagu, siuke tunne nagu kogu aeg jätaks nagu kaika kodarasse, aga sa lihtsalt nagu proovid mõtled, et kui ma sellest tulen läbi, siis nüüd läheb paremaks. See on uus, sellest näed läbi ja muud nagu pereliselt on nagu meil ka nagu raskemad ajad ja värksärgid, lihtsalt nagu palju pingeid kokku. Rääkimad sellest, et sa tegelikult alles hiljuti suhteliselt said isaks. Täpselt nagu see oli ainuke nagu hea hetk, nagu ma ütlen palju nagu raskid hetki ja nüüd üks see hea, mis andis siukse nagu hea tuhina, et millegi nimel veel võidelda, et jah, pigem siuksed lihtsalt nagu kogu aeg on midagi olnud, aga proovid läbi suruda ja siuke mentaalne paddle nagu kõva. Arusaadav. Aga võidud, sorry, muidu ma räägin kaotus, võidud ongi see, et lõpuks ma ikkagi teen seda, mida ma nagu armastan. Ma arvan, et vähestel inimestel on elus võimalus teha midagi, mida nad tõesti nagu tahavad teha. Võib-olla see ei ole asi, mis annab kõige paremat raha teenib või mis iganes, aga ma teen midagi, mida 99% inimesed tegelikult unistavad, midagi, mida ma armastan, on ju üle kõige, see on sport, nii et selles mõttes nagu pean olema väga tänulik selle üle ja ma arvan, ma olen suutnud sellega võimalusega, mis mul on, ma arvan, ma olen suutnud teha väga palju. Täiesti nõus.
et ise noh, selles suhtes me oleme mingil määral sarnaselt teed pidi läheme, et noh, ma ei ole küll tippsport, Jaa, aga ma muidugi. olen nagu spordis sees ja samamoodi, et miks ma olen, et ma otsin lihtsalt seda viisi, kuidas spordi sees nagu olla, eks ju, kunagi ja mul lihtsalt nagu, eks ma olen ise kõva vend olnud ja samas on ka jopa, et ma olen õigel ajal õiges kohas olnud, eks ju, et ma alustasin selle asjaga enne, kui see populaarne nii-öelda on ja aga võib-olla, ja seda ka, et kui mis mind nagu, vaata, noh, ma jälgin 3 spordiala võib-olla, et ongi siis jalgpall, noh, enam-vähem tennis ja siis UFC on ja, et MMA-s, eks ju, ja siis seal nagu ma alati mõtlengi, et lihtsalt kõige imelikum või veidram ongi mõelda nagu treeneri seisukohalt mulle, et mul ei mahu pähe nagu, kui raske on nagu treenida nagu reaalselt nagu MMA võitlejat, et sest see on nii fucking mitmekülgne, kõige tähtsam ongi see, et nagu, et oleks treeniks optimaalses vahemikus, oleks hea taastumine, aga kogu aeg nii piiri peal, et ei tuleks seda vigastust, vaata. Ja et ei jääks haigeks. Ja sa töötad kogu aeg selle piiri peal. Ja see on nii vahetu, see on nii raske ja siis samal ajal see on nii palju asju, mida nagu puuris ja puurist väljaspool nagu arvestada, see on ebaranne, see on nagu väga veetlev selle juures. Ja ma ütlen MMA, miks mulle nagu ongi nüüd, kui ma olen MMA juures, miks ma ütlen, et nagu ma ei taha kickboxi tagasi minna, et see pole sellepärast, et ma ei saaks fight'e või see, et ma ei tea, oleks kehvad võimalused, vaid lihtsalt see, et MMA see puuri uks pannakse kinni, sul ei ole stoppe. Kui raund saab läbi, sul on stopp või kohtunik tirib su vastase pealt ära või tiritakse vastane sinu pealt ära. Muud varianti pole. Selles mõttes, et nagu, kui kukud maha, tullakse järgi. Tõused püsti, tullakse järgi, nagu stoppe pole. Super. Ja see nagu, see tekitabki selle nagu põnevuse, see on nagu täismäng. No. Ja see ongi see nagu, miks see nagu mind nii köidab ja miks ma tunnen, et nüüd on nagu õige sport ja nagu lisaks sellele me oleme Mairaga kogu aeg arutanud, et tegelikult minu meelest nagu minu stiil, püstivõitluse stiil sobibki kõige paremini MMA-sse. Sest ma polnud kunagi kickboxis ka power puncher, aga MMA-s väikse kindega sobib mulle ideaalselt. Ma olen väga mänguni, ma olen väga liikuv, mul on väga head silmad, ma näen väga palju. Kes ei ole Michael Fighter vaadanud, siis kindlalt vaadake järgi, kõik on full sõjad on nagu sees, või no väga head nagu, et nüüd viimane fight tuleb iga päev peaks tulema nagu üles YouTube'i ka, nii et siit kohe karju välja, mida tulevik toob? Mida tulevik toob? Loodetavasti varsti fighti. Ma tahan väga fightida, ma armastan treeninglaaris olemist, see kõige parem asi üldse minu meelest. Mulle meeldib, et mul on eesmärk silme ees. Õige eestlane meeldib, kui on raske ja saab kannatada kõvasti. Et mida tulevik ongi, loodan, et uus aasta tuleb veel tegusam, kui see aasta oli. Loodan rohkem fighti ja see aasta fightisin ainult tegelikult 2 korda. Lihtsalt jällegi vigastused, muud probleemid. Oligi peale märtsikuu raju oli mul silmavõrk, kes ta rebend, olin jälle väljas. Lihtsalt bad luck, nüüd oli pöidlalu murdu uuesti jälle väljas, et nagu lihtsalt nii palju nagu ongi probleeme on, mis takistavad võistlemist, et 2 fighti on puhtalt selle pärast ära jäänud vigastuse pärast. Nii et loodan järgmine aasta olla tervem, rohkem võistelda, loodan hoida Maiki TV üleval aktiivsena ja loodan, et ma olen terve, pere läheb hästi kõik asjad, et lihtsalt kõike paremaks tahaks. Väga hea, siit lähme meie tänase episoodi siis üks viimase vooru juurde, mis hakkab olema sükene by default kõigil sama, kiirküsimused, küsimus-vastus, pikalt midagi arutama ei hakka, eks. Viimane kord, kui naersid südamest? Siin ma pean vastama vist pikemalt. Ma ei saa öelda märtsikuus. Ma ei tea, muideks kui sa saatsid mul saate formaadis, sa ütlesid mulle, et teed kiirküsimus, kas tahad saada sulle ette, ma ütlesin, et ei taha. Aga sa ütlesid mulle selle küsimuse, et millal naeris viimast südamest ja ma olen selle nagu viimased päevad mõelnud. Ja kõige parem on öelda, et ma olen iga päev nagu. Ma olen iga päev naeran südamest. Sa tõesti oled lõbus inimene. Ma mõtlesin sama, ma ei saa öelda ühte hetke sulle. Ma olin just reisil sõpradega ja 2 perega oli minu pere ja siis mul sõbra pere. Mulle nii meeldis, on ette nagu naise siis see postitus vaata, kus ta ütles. Ja mina reisil, aga olegi sellest, et ma ei tea, ma arvan, me naerame iga õhtu on etega südamest kodus. Ma naeran päeval, ma ei tea, trenn andes nagu kogu aeg. Ma naeran nii palju, et ma ei oska tuua isegi hetke välja, millal ma olen täiesti krampis. Ma arvan, võib-olla kui on ette tegi minule nalja mingi, siis ma ka naersin krampis. Ma ei ette nagu, see on nii palju, et raske tuua nagu ühte ette välja. Nii ma arvan, et iga päev. Sinu puhul ma isegi usun seda ette, kui vaata nüüd jette su laps siis ka mingisuguse pulliga hakkama saab või no. Seal on nii palju huumorit saab, et julm. Viimane kord, kui vihastusid? Peale see Flora Paul välja ette siis. Ma arvan, et Anette peale, kui ta lubas 6. korda panna pesu kuivama ja ikka ei pannud seda. Klassika ja naised. Mis teeb sind õnnelikuks? Praegu ma arvan, kõige rohkem teeb mind õnnelikuks see, kui ma jõuan peale pikka päeva
kodu ette õhtul ja siis kui vanasti istusin tihti autos, vaatasin mingid reels, värki, viitsin üles minna, siis praegu on auto ette, maja ette, mõtlen, et ma lähen ruttu üles, et Jete on veel üleval. Ma lähen ruttu laste, et ma tahan perega olla, et kõik see, ma arvan, teeb mind praegu kõige rohkem õnnelikuks. Wow, väga siiras. Mis on sinu moto või edasiviiv jõud igapäevaelus? Mingi siuke punchline või mis iganes? Võib-olla nagu pole ühte lauset, aga lihtsalt mis ma nagu ütlen, et ma just enne mõtlesin sarna asja peale, et mis viib edasi ongi see, et lihtsalt 2 jalaga maa peal asi ei ole nagu, sa ütlesid, et ma olen väga töökas ja kõik ja sa ütlesid enne, asi polegi motivatsioonis, asi on lihtsalt nagu, et mul on eesmärk silme ees, ma olen väga hea rutiinitaluvusega ja ma proovin mõelda nii selgelt kui võimalikult, mitte minna pilvedesse. Lihtsalt 2 jalaga maa peal, nagu ütlesin, mega töökas ja proovin taluda rutiini nii palju kui võimalik. Selles rutiinis on kindlasti oma nagu võlu, eks ju, et täpselt. Nii on. Üks elu õppetund, mida tahaksid teistega jagada? Neid on palju, üks elu õppetund. Võib-olla nagu elada hetkes rohkem nagu, mitte mõelda nagu nii palju, mis on tulemas, siis miski pole garanteeritud nagu reaalselt nagu ükskõik kui nagu klišees on, aga homne pole garanteeritud, nagu sa ei tea kunagi seda, selles mõttes, et sama fightide kohalt, ma olen mõelnud, ma tegin septembrikuu fighti ära, mõtlesin, ma lähen kohe trenni ja fightin novembris teil liigil. Põmm, lõin näpu puruks, 4 jalad kipsis. Nagu sa ei saa planeerida nagu ela hetkes, tee seda, mis nagu ongi võimalik selles hetkes nagu pikalt ette planeerida või mõelda, mida sa kõike tahad teha, nagu tavaliselt lähe nii. See kõnetab mind ka praegu väga hästi, et nagu võin sulle seda taga pikalt rääkida. Aga üks harjumus, mida igapäev ellu kaasata, lihtsalt igale inimesele, üks soovitus. Tehke trenni. Iga päev, kas või 15, kas või 20, 30, ükskõik, see ei pea olema tund aega. Liigutage iga päev ennast, nagu see, just ma väga palju käib mulle eraõpilased ärimehed ja nad räägivad nagu sama asju, et lihtsalt nagu, kui ma ei tee trenni, ma lihtsalt nagu, ma ei toimi lihtsalt nagu, ma teen trenni ära, mul on päev hea kohe. See trenn annab selle energia, ta väsitab, aga ta annab selle teistsuguse energia. Täpselt, ongi nii, tehke trenni. Jep, siis ma annan alati kõigile ühe võimaluse tulistada iseenda pihta, ehk siis sa võid mind tulistada mingi küsimusega, mis iganes sul praegu pähe tuleb ja ma siis proovin sellele vastata. See ei pea olema mingi meeletult raske asi. No esimene küsimus pähe tuleb on kohe täna õhtul UFC 308. Kes võidab, kas Hamzat Chimaev või Robert Whittaker? Veits jõudsime sellest natuke enne arutada ka, see on siuke asi, mis me eriti iga kord, kui ma UFC peale mõtlen, mul nagu võrdusmärk Michael, vaata, ma küsin sealt vahepeal suvalisi küsimusi ka selle kohta. Ma olen Whittakeri poolt, aga nagu ma enne mainisin ka, viimasel kõik mu lemmikud saad alati peksta lihtsalt ja ma olen nii väsinud sellest juba, et see Kamchatil on veits siuke teema, et tal on vaata, et sai nüüd isaks ja nii edasi, et me oleme rääkinud ka, et nagu annab veits siukest softimat vibesi välja. 2 võimalust, kas see nagu teeb teda veel nagu rohkem siukseks tugevamaks ja toob see killer instinkti veel rohkem just puuris välja, et ei anna see energiat nagu enne välja. Või teine võimalus ongi see, et ta ongi natuke palju toimumus ja veits liimist lahti midagi ja lihtsalt äkki Rovi siis sööb ta ära. Ja peamatš, Ilja Topuria, Max Holloway. Täpselt sama jama, et olen selle Maxi poolt, aga kardan, et Ilja maab tal ära. Aga ma lihtsalt nagu, mulle meeldib see nagu Ilja nagu lugu iseenesest, aga ta on jah, veits nagu peaks ikkagi suuremaks inimeseks kasvama. Veits cringe, aga jaa, sul on õigus, me mäletan, kui me rääkisime sinuga, enne kui sa läksid Kreekasse reisile, enne täpselt UFC Speari ööl oli see. Ja mäletan, me rääkisime, sa ütlesid, et mul nii meeldib Brian Ortega ja Sugar Sean O'Malley ja mõlemad said kelku. Täiesti päriselt. Aga no Ortega matšis ma oleks võinud arvata seda, aga Sugar matš tõesti üllatas mind ka. Et nii lihtsalt. Jaa. Nii, aga Michael, kas saad mingi shoutouti veel endale teha? Ütlegi andis, promons ennast kes ei ole vaadanud, vaadake Maiki TV-d, see on minu võimalus siis anda tagasi enda kaaselajatele, fännidele, toetajatele, näidata, milline on fighteri elu. Proovin näidata seda nii reaalsena, kui see on, mitte väga teha seal midagi ilusamaks või teha megatöötlust, teen kõike ise, filmin, monteerin, lõikan, näitlen kõik teen ühes ise, nii et jälgi kindlasti Maiki TV-d, see on üks minu siuke
praegune projekt, mida tõesti tahan kasvatada, sest see on minu Väärtus content soovitan. mega äge asi, mida teha, sest ma ise vahin kogu YouTube'i ja sellepärast ma tahan seda juba teha ja lükka follow mulle Instagramis, Maicel Astur, 1-2 Max, samamoodi Maicel teeme poistega podcast'e. Ma ütlen, palju asju tules, aga kõige tähtsam, loodetavasti varsti astun uuesti puuri, siis äkki rajul loodame, nii et tule elama kaasa. See on peamine, mis muud. Väga kõva, aitäh Maicel tulemast, ütlen ka meile ka, et edasi, et oleme nüüd viimasel ka TikTokis tegevad, nii et jälgige meid TikTokis, Facebookis ja YouTube'is, Spotify's ja järgmiste külalisteni. Aitäh!